Täna peeti Lastekaitse Liidu lapse osaluse teemaline konverents Õnnelik laps, kuulatud, kaasatud ja mõistetud. Me ei oska enam oma lastega rääkida. Mitte ma ei taha öelda, et kõik saladused tuleb välja tõmmata, aga ma pean rääkima ja arvestama, et ta on võimeline mulle ka vastama väga adekvaatselt ja oma silmade kõrguselt ja kuulmise kõrguselt. Et ma sageli ütlen niiviisi, et kui me räägime väikese lapsega, näiteks niisuguse 1. klassi õpilasega, ära räägi ülevalt kõrgilt oma võib-olla 1,70 m kõrgusel. Kumarda tema juurde, räägi. Sul tekib taga silmside ja ta kindlasti usaldab sind rohkem. Aga teemasid on veel. Kuidas kaitsta koolis õpetajat ja õpilast? Kas mobiiltelefonid tuleb ära anda ning sellest keeldumist käsitletakse kooli kodukorra rikkumisena? Kooli puhul, kui me räägime konkreetselt, siis tegelikult ma usun, et koolides me ei saa minna seda radapidi, et iga kool teeb oma seadused, sest et me jõuame sel hetkel sinna, et vabandust, aga kust läheb siis piir ja iga kool saab sel juhul öelda, et aga võt, meie seadus on selline, ükskõik mis teistes toimub. Õiguskantsler ütleb, et kõigi õpilaste telefonide hoiule võtmine koolis ei ole kooskõlas seaduse sätte ega mõttega. Samuti pole see õiglane nende õpilaste suhtes, kes kodukorra reegleid ei riku. Hoiule võtmine on lubatud vaid siis, kui õpilane kasutab seda viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga. Õpilased ei tohi ei üksteist ega ka õpetajaid mitte mingil viisil kiusata, terroriseerida, filmida, salvestada, ammugi mitte siis neid salvestisi kuskil avalikult levitada. See on keelatud. Kas siis tõesti tuleks klassiruumidesse paigaldada turvakaamerad, juhul kui läheb juriidiliseks vaidluseks? Või ikkagi salaja ning mobiiliga? Kui me räägime kaamerate panemisest klassiruumi, siis see ei puuduta mitte ainult ühte osapoolt, vaid tegelikult ka seda, kuhu maani me oleme ühiskonnas jällegi jõudnud. Meil on olemas üks juhtum, kus kohus luges salvestamise kiusu tõendamiseks põhjendatuks. Ja meie kohus oli seda öelda nii õpilastele kui õpetajatele, aga sellest ei tohi mitte kuidagi välja lugeda, et nüüd ongi justkui salvestamine lubatud. Ei ole.